Ja kes selle raamatu kirjutas, kes selle autor on? Aino Pervik. No te teate. See raamat teeb raamatu hoovust. Raamatu hoovust tegelased on Kungsmoor. Kes veel on? Täna tähistatakse Eesti riigis emakeelepäeva ja kuna Eesti riigikeel on eesti keel, siis täna toimuvad väga paljud tegevused, mis on eesti keelele pühendatud. Ja meie koolis ka täna algklassides on külas meie linnavalitsusest linnapea ja haridusosakonna juhataja ja nad loevad õpilastele ette eestikeelset kirjandust ja vestlevad õpilastega eesti keele kasutamise teemadel. Ja samamoodi tehakse 9. klassides etteütlust, mida Vikerraadio teeb täna juba 18. korda. Ja miks on see tähtis? Meie kool, nii nagu teised koolid üle Eesti, on läinud ka üle eestikeelsele õppele ja mis saab veel paremat olla, kui emakeelepäeval eesti keele tähtsust veel kord rõhutada ja rääkida, kui oluline on osata riigikeelt ja eesti keelt hästi osata ja õppida. Täna tähistame emakeelepäeva. See on väga ilus traditsioon. See on lipupäev ja linnas alati viime läbi erinevaid üritusi. Üks nendest üritustest on ka see, et käime lasteaedades ja koolides, kus siis loeme eestikeelset kirjandust. Täna lugesime lastega Aino Perviku raamatut Kungsmoor. Sain mina neile lugeda ja lapsed töötasid väga hästi kaasa. Lapsed ise lugesid ja pean ütlema, et lapsed lugesid väga hästi. Kes on nüüd vanem ja tahab panna proovile oma oskused, eesti keele oskused, siis on võimalik teha etteütlust. See just praegu siis algas, aga seda on võimalik ka ERR-i portaalis pärast iseseisvalt järgi proovida. Soovime meie õpilastele ja õpetajatele edu keele õppimisel. Iga keel on rikkus, hoidke eesti keelt ja oma emakeelt.